Tere päevast, lugupeetud Postimees TV vaataja. Oled sattunud vaatama järjekordset saadet seeriast Peetri Pilk, mida teeme vaheldumisi kuulsa Eesti majandusinimese ja analüütiku Peeter Koppeliga. Ja täna olen omale stuudiokülaliseks palunud tuntud ja igati kõikjal Eestis austatud vandeadvokaadi Paul Kerese. Tere tulemast. Tere, aitäh. Ma mõtlesin, et äkki sa ütled, et igati armastatud vandeadvokaadi, aga... Ma olen näinud vahel sotsiaalmeedias, et mõned inimesed ka kritiseerivad sind, et sa kaitsed vahel klienti liiga hästi. Et sa igasugu selliseid kurje sõnu on vahel ka tulnud sinu vastu. Lõiv, see on lõiv, mida tuleb siis maksta. Just, et inimestele hea tegemise eest. Aga lähemegi kohe oma esimese uudise juurde, milleks on meie Eesti Panga ja ka presidendi majandusnõuniku Kaspar Oja artikkel Äripäevas pealkirjaga Laiem pilt näitab juba majanduskasvu aeglustamist. See uudis läbis üllatavalt kiirelt ja hästi palju sotsiaalmeedias. Ma vaatasin, et ükskõik millal ka Facebooki ei sisene, seal igal pool oli kuvatõmmis või link sellest uudisest ja siis nii lihtrahvas kui natukene intelligentsem ja rohkem haridust saanud rahvas kõik kuidagi irvitasid ja naersid. Et sina, Paul, ju veel mäletad, kui tegime ka septembris Vabaduste portaali podcasti koos ajakirjanik Hannes Sarvega, siis oli valimiste-eelne õhkkond ja foon ja käisid jutud sellest, kuidas 800 miljonit oli üle olnud. Et 800 miljonit on raha üle ja haridusminister ütles mingi, et raha on ma ei tohi, lapsed vaatavad, ei tohi neid sõnu välja öelda. Ja enne valimisi selline tohutu optimismi õhkkond, kõik sellised meie tublid majandusanalüütikud muudkui ainult rääkisid sellest, kuidas kõik hakkab paremaks minema, et pikalt kestnud hädaorust hakkame tasapisi väljuma ja selline õitsev niit ja luhalilled hakkavad kõik juba paistma kuskilt mäe tagant või alt või kõrvalt. Et kuidas sulle see nagu olukord toimub, et nüüd need samad inimesed igal pool, kes enne rääkisid, et läheb juba paremaks, nüüd siis ütlevad, et majanduskasvu, mida tegelikult pole ju kunagi olnudki, et see majanduskasv, mida pole olnud, on nüüd aeglustamas. No vaata, nagu sa mainisid, ma olen advokaat, ma ei ole majandusteadlane, mistõttu mul on keeruline ekspertidega nendel teemadel debateerida. Kaspar Oja vaieldamatult on ekspert. Aga ma arvan ka seda, et olles ka oma töös näinud igasuguseid tõendeid, ekspertarvamusi, siis neid ühendab ikkagi see ühine joon, et seesama kui sa paned sinna sisse selle sama S-i, siis välja tuleb ka S. Nii et asi sõltub ju meetodist. Nõnda vajaks vist nagu põhjalikumat selgitamist, et mida tähendab laiem pilt ja kuidas seda siis helikopteri vaatest vaadatakse, et kas see siis vaatab kaugemale sellest, et inimeste sissetulekud ei suurene kooskõlas kappava inflatsiooniga, see ilmselt siis vaatab kaugemale, laiemalt kaugemale nendest ettevõtete pankrottidest ja Eesti järjest kahanevast konkurentsivõimest ning halvenemast majanduskeskkonnast. Aga muidugi muret tekitav on see, et kui see sama meetod veel mõni kuu tagasi või kuna see oli, hakkas näitama siis seda positiivset külge, et nüüd isegi see meetod enam ei päästa, vaid näitab halvenemist. See paneb tegelikult natukene kartma. Ja statistikute ründamine ei pannud ka majandust kasvama. Ei pannud, jah. Kõik Peeter Raudsepp ja muud meie riigi statistikat analüüsivad ja esitavad organid, kõik olid ju kurjad ja pahad, eks, aga ei hakanud majandus kasvama ja midagi ei ole teha, et peab tundma kaasa nendele kõikidele ettevõtjatele. Ma ei tunne isegi ühte, ma tunnen päris palju, ma arvan, ettevõtjad isegi ühte ei tunne, kes oleks kuidagi
positiivne või näeks alates restoranidest, kohvikutest lõpetades nagu suur Eesti mõistes hiigelettevõtete. Aga sellist ongi selle meetodi võlu, ma arvan, Peeter, et see on laiem pilk, eks ole. See pilk vaatab laiemalt kui ettevõtjad, ettevõtluskeskkond, tarbijate kindlustunne, konkurentsivõime, et see tühi-tähi viib ebaõigete järeldustega. Me peame vaatama laiemalt. Ja kes üldse meie oleme, et kritiseerida sellist laia kotka pilku, et me ei ole ju eksperdid. Et ma oleks ka tegelikult, ma oleks lootnud, et kui peaminister ka ju võttis hoogsalt majanduskasvu ette, ehk siis Peeter Raudsepa tühistamisaktsiooni. Ma mõtlesin, et nüüd äkki õnnestub Peeter Raudsepa ära tühistada ja siis hakkab majandus kasvama, aga ei läinud nii. Ja nii et nüüd olemegi siin nagu lollid lahtise küna ees. Ei teagi, mida nüüd siis peale hakata. Nagu mäletad küll seda Kreisi raadio kuulsat sketši, kus on 800 miljonit oli, aga järsku on kadunud. Nüüd on jälle enne oli, aga nüüd ei ole enam majanduskasvu. See on üks nendest elu suurtest müsteeriumitest, et kuidas saada Eestisse majanduskasvu. No tõenäoliselt enne järgmisi valimisi hakkab ta tekkima jälle. Siis tõstetakse vahepeal mõnda maksu, mis jälle teadupärast meie valitsuse selline hästi kummaline kombe on, et tehakse isegi kõige elementaarsemale majandustõele vastupidist. Et see on nagu inimene läheb restorani, ta üldiselt tahaks ju, et supp oleks nagu kuum ja õlu külm. Aga valitsus nagu täiesti tuima näoga, olgu see pressikonverentsil või otsuseid, lihtsalt käitub nagu läheb puhvetisse ja ütleb, et kuulge oober, et tooge palun tooge üks külm supp, soe õlu, et nii hea on. Kui kuulata rahandusministrit ja rahandusministri huulte üle tulevaid tõdesid, siis mulle näib küll, et tema suudab enda poolt sügavalt põlatud Eesti rahvast ja ka selle seast välja võrsunud eksperte taluda ainult sellel põhjusel, et kui seda rahvast ei oleks, siis tal ei oleks olla kellegi rahandusminister. Jah, see kipub vist tõesti nii olema. Aga lähme nüüd oma järgmise uudiste juurde, milleks on Postimehes ilmunud ülevaade mittetulundusühing Slava Ukraini järjekordsest siis väga kummalisi tundeid tekitavast etapist, kus siis likvideerimisel olev või plaanitav MTÜ, kust nagu nõiaväel kadus nagu lihaluudelt ära ja raha läks kuhugi, keegi ei tea kuhu. Ja järsku siis ohver ehk kannatanu ütleb, et aga nad ei tahagi mitte midagi tagasi. Ja veel põhjendatakse seda, ma ei tea, 5-6 eri nurga alt on räägitud, umbes nagu ei olekski võimalik midagi tagasi saada. Loomulikult on sellepärast, et see majagi, mille siis peakangelanna Lehtme oma ema Riina Sildase nimele kuidagi kirjutas, see on võimalik endiselt, kuidas öelda, sina tead terminit paremini, kätte saada. Tagasi võitmine. Tagasi võita, prokurör ju teeks kogu töö ka veel ära, et Slava Ukraini ei pea ise panustama advokaatide palkamisse seal, sest riik maksab selle kõik kinni. Aga et siit küsikski sinult, et sina kui vandeadvokaat Paul Keres, et kas sa oled näinud mõnda sellist juhtumit, kui kelleltki on 500 000 ära varastatud ja ta ei taha seda tagasi? Või näiteks oskad mõnest inimesest rääkida, et 500 eurot varastatakse ära rahakotist, aga tagasi ei taha, et vähemalt nagu üritada võiks kas või? See on kahe otsaga asi ja siin on kaks vähemalt enne kohtuotsust täiesti võrdselt valiidset vaatenurka. Üks on see, et Lehtme on toime pannud kuriteo, teda süüdistatakse omastamises ja usalduse kuritarvitamises. Mõlemad koosseisud eeldavad, eks ole, kellegi varast ilma jätmist, omastamine otseselt ja ka usalduse kuritarvitamine koosseisu poolest juba eeldab kahju tekkimist. Ja kui süüdistus tõepoolest on põhjendatud, siis sellisel juhul valdab, ma arvan, mõistliku vaatlejad tõepoolest nõutus, et kuidas see kannatanu siis nüüd nõnda lihtsalt loobub sellest 500 000.
Ma olen ka kuulnud neid põhjendusi, et me tahame ju likvideerida, see ei ole tegelikult mingi põhjendus, sellepärast et likvideerimine ongi erinevate tegevuste kogum, mille eesmärgiks on siis täita võlausaldajate ees oma kohustusi ja nõuda ka sisse oma võlad. Nii et nõuete esitamine ongi osa likvideerimisest. See on elementaarne. See on elementaarne. Siis öeldakse, et aga see maksab liiga palju. Kriminaalmenetluses, kui sa oled kannatanu, siis kui see asi on juba õnnestunud kohtusse saada, nii et prokurör veab seda asja, siis tegelikult sa ei pea seal väga palju tegema kannatanuna. Tegelikult sinu roll ongi väga teisejärguline. Prokurör veab seda asja. Sina käid kaasas ja põhimõtteliselt korjad üles neid purusid, mis prokurörist maha jäävad. See on nagu loogiline see kannatanu positsiooni kirjeldus kriminaalmenetluses. Ja siis, et vara ka ei ole alles, see on jälle selline pealtnäha võib-olla õige väide, aga Riigikohus on öelnud, et kui ikkagi mingisuguse vara suhtes on nagu need tagasivõitmise võimalused olemas, siis oleks tegelikult võimalik ka näiteks seda sama maja arestida juba praegu, et seda tulevast tagasivõitmise nõuet tagada. Et see on nagu üks vaade, et kui see tõesti nõue on põhjendatud, kahju on tekkinud, siis minu jaoks tekitab tõsiseid küsimärke selle MTÜ enda juhatuse ja juhtorganite tegevus, et kuidas sa nagu lihtsalt selle 500 000 sinna niimoodi vedelema jätad, et tegelikult see on iseenesest juba hoolsuskohustuse rikkumine ja potentsiaalselt see usalduse kuritarvitamine võib nagu ka sellisel juhul mängu tulla, et kui sa oma kohustused, varaliste huvide järgimise kohustuse jätad olulises osas täitmata ja põhjustad sellega kahju, siis võib seal probleem tekkida. Nüüd muidugi väga intrigeeriv küsimus, et ega sa ei näe sellise niivõrd kummalise asja juures, et ega seal ometi ei või olla mingit kokkumängu. Mine sa tea. Et tahetakse lihtsalt kõik puhtaks pesta ja. See vabalt võib olla, aga muide siin on ka teine vaatenurk, eks ole. Ma rääkisin praegu sulle ühe vaatenurga ära, aga siin on ka teine vaatenurk, mis on täpselt sama kehtiv praegu, enne kui see asi on kohtus lõplikult ära testitud ja see on see, et Johanna-Maria Lehtme ei ole pannud toime kuritegu. Sellepärast, et ütleme, kui sa vaatad objektiivselt sellele asjale peale, et isegi nagu kannatanu ei leia, et ta midagi kannatanud on, siis jääb prokuratuuri tegevus siin ikkagi üsna nagu küsimusi tekib, et mida see prokurör võitleb. Eriti arvestades prokurör Nurme avalikkuse ees tehtud sõnavõtte, kus mul hakkas Lehtmest kahju neid kuulates kuidagi, et selline ma nagu just nagu ma pean nagu justkui selle süüdistuse esitama. Ega mul tegelikult umbes nii, et ega mul eriti talle midagi ette heita ei olegi. Et inimene tegutses ja tegi, aga oleks veel saanud paremini. Oleks veel rohkem saanud, et nii vähe. Oleks saanud paremini veel teha, et oleks saanud võib-olla väiksemate kuludega ja et ausalt öelda ma sellist kriminaalõiguslikku etteheidet, sellist konkreetselt, et oleks saanud paremini, sellist kriminaalõiguslikku etteheidet ma kuulen Eestis tõesti esimest korda. Nii et väga huvitav on seda nii ühelt kui teiselt poolt vaadata. Ma olen ikkagi vanamoodne ja sellel veendumusel, et kui prokurör läheb süüdistusaktiga kohtusse, siis ta peab olema täiesti veendunud selles, et toime on pandud kuritegu ja omastamise ja usalduse kuritarvitamise koosseisudega kohtusse mineku puhul peab prokurör olema 100% veendunud sisimas, et tõendid seda toetavad, et esiteks kellelegi on tekkinud kahju. See on siis antud juhul Slava Ukraini, kes ise seda justkui nagu eitab. Vaimses või moraalses mõttes on need Eesti vanaemad, vanaisad ja väga väiksed lapsed, kes tegid sinna ju nende pisarate ja võltsnutmiste peale ju tegid annetusi. Seda küll. Meie kõik oleme tegelikult. Seda küll, moraalselt mitte. Aga nende kahju ei ole selle koosseisu tunnus. Aga siis teine on siis omastamine, et selle MTÜ vara omastamine. Kui kannatanu ei leia, et tema vara omastatud oleks, siis mida see prokurör siis nagu teeb seal? Ja kui nagu minna veel natukene ajas tagasi, siis nagu kolmanda küsimärkide komplekti tekitab see, et mis sai selle asja
kohtueelse uurimise ajal. Mäletatavasti saime esimest korda Eesti Vabariigis teada, et peaprokurör salvestab oma vestlusi ja kohtumisi riigi justiitsministriga. Saime teada seda, et kes tegelikult on Eesti riigis kõrgeima võimukandja. Põhiseadus ütleb rahvas, aga tegelikult on kõrgeima võimukandja see, keda ei tohi kritiseerida. Ehk siis ma saan antud kontekstis aru, et kui justiitsminister leidis olevat põhjendatud alustada järelevalvet prokuröri või ka peaprokuröri üle, siis täiesti juhuslikult samal ajal tekkis mingisugune toimingupiirangu rikkumise toimik sinna justiitsminister Kalle Laaneti kohta. Et see on tegelikult kas sa saatusesse ja kas sa juhusesse siis ei usu? Usun absoluutselt. Kõik sellised asjad juhtuvad ja asjade ajastamised juhtuvad ju tõesti kogemata. Ja me oleme kolleegidega ka imestanud, et võt see peab ilmselt olema üks nendest juhtumitest, kus tähed täpselt niimoodi. Aga neid on hästi palju kogu aeg. Aga see tundub, et aeg on selline, et tegelikult viimased 7 aastat lihtsalt on selline kosmiliste kokkulangevuste periood. See on tõenäoliselt vanad sumerid või võib-olla ka mingid kaasaegsed teadmamehed, et nad peaks tähtede vaatluse all vaatama siis, et mis Merkuuri või Jupiteri faasis me oleme, et sellised asjad juhtuvad, et see on enneolematu. On see igal juhul tõepoolest. Aga et Lehtme teema lõpetuseks küsikski või Slava Ukraini teema kokkuvõtteks, et kui ma näiteks siit stuudiost ära minnes võtaks kaasa su portfelli, jookseks sellega minema, seal sees on ju kindlasti mingi rahakott ja võtan sealt paarsada eurot või võib-olla tuhandeid, ei tea, eks, kulutan ära ja portfelli müün ka, ostas maha. Aga ja sina ei tunne, et sa oled ohver. Et põhimõtteliselt see on ju igati õiguspärane, et mul on ju õigus seda, keegi ei saa ju öelda, et ma varas olen, kui sa ise ütled, et mis see Peeter, tal läks vaja seda portfellit rohkem kui mul ja mis siin nagunii sealt midagi tagasi ei saa. Ja Peeter, ma ei taha sekkuda küll tulevasse õiguse mõistmisesse, aga ma ütlen, et see sellisel juhul oleks varas. Just, aga ma lihtsalt mainin, et kui sa ise ei soovi oma portfelli ja raha tagasi, eks, et see jätaks kuidagi väga... No see võib olla kaudse tahteavaldusena tõlgendatav ka kinkena, eks ole. Ma kinkisin sulle oma portfelli, mille sa ise ära võtsid. No jah, ma nägin su silmis seda soovi. Aga et liigume nüüd järgmise uudise juurde, milleks on professor Margus Punaabi üpriski sügavmõtteline ja samas tabavalt ja lühidalt kokku võetud artikkel surrogaatemadusest, kus siis härra professor soovitab lõpuks luua mingi juriidilise raamistiku, et vabatahtlik surrogaatemadus, ütleme, kellel iganes siis olgu see õde või mingi sõbranna või inimestel, kes muidu ei saa lapsi, et see vabatahtlikult seadustada, mis minu teada Eestis ei ole hetkel vist nii, eks. Ja samas väga-väga teravalt vaidleb vastu mis tahes raha eest siis lapse ostmise vastu, millest ma sain väga hästi aru. Ta põhjendab seda sellega, et see on ju emalt tema enda kehas 9 kuud olnud kas kellegi teise geneetilise koodiga või ka tema enda eriti ränk on see, kui kuskil majanduslikes raskustes, olgu see arengumaades või siis mingis rikkas riigis mingi majanduslikes raskustes olev või ka seda ärina tegev inimene põhimõtteliselt müüb oma enda last. Ühesõnaga ja Punaab samas on sellisele, ütleme, inimkaubandusele või seda võib isegi, kui laps on emalt ära võetud, isegi inimrööviks ju kutsuda, kui aus olla, sest igal lapsel on õigus emale eeldusele, et ema on elus, et see on inimõigus põhimõtteliselt kõige siiram inimõigus, mis üldse olemas on. Ja tegelikult see Punaabi lühikega tabav lugu minu arust sõnastas ühe olulise probleemi, mida Eestis ei ole absoluutselt tehtud ja kas sa leiad ka, et sellised asjad tuleb ära seadustada, sest lõpuks meil
hakkabki pihta see, kus ma ei tea, Indiast või kõik mäletavad, kuidas kuulsas komöödiasarjas Brüno, eks on see peategelane, siis Saasa baron Cohen oli vahetanud iPodi vastu Aafrikas beebi ja siis osales sellega USA-s ühes tõsieluseriaalis, et maailm on üha rohkem avatum. Eestis on ette näha selliseid juhtumeid tõenäoliselt tulevikus kindlasti. Ja et kuidas sa kommenteeriks seda punaabi ideestikku seda teha, et mulle tundub see üks väga väärt ettepanek, et sellega kiirelt tegeleda. Ma pean tunnistama, et mul ei ole endal nagu sellist nagu tõsiselt kaitstavat seisukohta. Ma oskan sel teemal arutleda. See kõik sai alguse ERR-i nõukogu esimehe Veidemanni täiesti valimatust tümitamisest põhimõtteliselt, kus igal inimesel on Eestis õigus oma seisukohale. Mina mõistsin Veidemanni seisukohta selliselt, et ta ütles, et see ei ole kooskõlas Eesti väärtusruumiga. Mina ei mõistnud seda selliselt, et Veidemanni arvates homoabielud ja homokooselud ei ole kooskõlas Eesti väärtusruumiga. Mina mõistsin seda selliselt, et ta viitaski just sellele, et nagu laste saamine sellisel viisil ei ole kooskõlas Eesti väärtusruumiga. Ja mis seal salata, selline tegevus, kui see oleks toimunud Eestis, olekski ju kuritegu. Ja karistusõigusnorm sisaldab ka väärtushinnangut ja moraalset seisukohavõttu ja väga taunivat, kõige taunivamat väärtushinnangut ja seisukohavõttu mingisuguse ühiskondliku nähtuse suhtes. Ja keelab tõepoolest asendusemaduse ükskõik mis viisil raha eest. Mis on kindlasti vale, et ta üldse keelab. Raha eest ilma rahata. Ja ma ei oska nüüd öelda, kas see on õige või on see vale, sellepärast, et seal on ju tõepoolest palju erinevaid tahke ja palju erinevaid aspekte. Ühest küljest, kui vaadata seda asja sedapidi, et iga juurde sündinud laps on oluline väärtus ja õnn ühiskonnale, ka nagu niimoodi mittemateriaalsete väärtuste tasandil kui ka materiaalsete väärtuste tasandil, sellepärast, et iga laps annab oma panuse sellesse, et kunagi on võimalik pensione maksta ja on tervishoiusüsteemi võimalik ülal pidada, kõike nii. Aga loomulikult selline tehing, kui ta on tõesti tehtud ausalt ja heauskselt mõlema poole poolt, see tehing võimaldab võib-olla mõnel inimesel saada suure summa raha, mida ta väga vajab, selleks, et oma elu paremaks teha. Ja kui see toimub vabatahtlikult ja ilma mingite vahemeeste või mingite kuritegelike organisatsioonide kuritarvitusteta, mis ma kujutan ette, et Aasias ja nendes piirkondades võib-olla... Seal Indiaski seal toimuvad, lihtsalt võetakse kuskilt tänavalt mingi vaene kinni ja lõigatakse talt organid ära. Et seal tõenäoliselt... Kui me suudame neid riske maandada, siis niimoodi helikopteri pealt peale vaadates ei tundu vale mõte üldse see dekriminaliseerida. Ja eeldus on muidugi, et last ei võeda emalt ära, kes on tema siis geneetiline ema loomulikult, et seda ei saa loomulikult heaks kiita. Aga siis kui seda asja vaadata ka selle poole pealt, et ma olen mees ja ma ei ole kunagi last kandnud ega last sünnitanud. Mina ei tea, mis side tekib naisel selle lapsega, keda ta kannab. Professor Punaab seda siin äsja just kirjeldaski, et see on paratamatu side, mis tuleneb inimliigi nii bioloogilisest kui ütleme siis mentaalsest või vaimsest olekust. Ja kas on võimalik üleüldse tegelikult kehtiva tehinguga, vähemalt praeguste seaduste järgi, et kas üldse kehtiva tehinguga oleks võimalik enda sünnitatud last ära anda? Pigem arvan, et mitte.
aga jah, ma tervitan seda arutelu, sellepärast, et tegemist on väga sellise suure musta auguga, mis tundub, et võib tõesti järjest olulisemaks muutuda. Et selle asemel, et jälle makse tõsta ja Eesti majandust põhja lasta, võiks korda teha mingid elementaarsed augud meie süsteemis, näha rohkem vaeva päris asjadega, mis vajavad tulevikus reguleerimist ja mitte teha mingisuguseid kummalisusi seadustena. Aga nende kummaalisuste alla ma liigitaksin ka selle, et iga inimene, kes midagi arvab millegi kohta, et see kohe surnuks pekstakse. Ei, no kuulge, see on inimese arvamus on tema absoluutne õigus ja mitte keegi ei tule mitte kellelegi ütlema, kuidas sa arvad. Ja mis seal veel ERR-is oli, mingid töötajad olid nõudnud juhtkonnaga kohtumist, nii palju kui mina tunnen, ma küsisin nemad paar ERR-i tööd, nad poolt kuulnudki sellest, aga et nüüd hakkame mõtlema näiteks ülikooli peale, et mingi üks professor või ma ei tea, dekaan ütleb ajaloo kohta oma mingi arusaama. Lihtsalt, vahet ei ole, ta ütleb, mis tema arvab näiteks, ma ei tea, muistse vabadusvõitluse või ükskõik mille kohta. Ja siis tegelik asi on see, et see, kellele ei meeldi, ütleb vastu. Samas ülikoolis instituudis olen ise Saksa teadusruumis päris palju viibinud, teaduslikud vaidlused võivad väga-väga teravaks minna. See on väga-väga teravaks, aga see ei ole mitte institutsionaalne, vaid see käibki arvamuse tõestuste baasil. Sa ei tee selle pärast institutsionaalseid koosolekuid, et keegi midagi arvas. Et välja arvatud, kui see jällegi ei ole, ma ei tea, Eesti riigi vastane kinni makstud õõnestustöö näiteks, mida Morozov tegi või midagi taolist. Aga siin ongi ju võimalus haarata kinni arutelu sabast ja siis hakata arutlema, et kui härra Veidemann ütleb, et tema arvates see ei ole kooskõlas Eesti väärtusruumiga, siis on ju võimalik täiesti vabalt astuda ka oma arvamusega lavale ja öelda seda, et kui see naisterahvas, kes nendele kahele mehele oma lapse andis, enda sünnitatud lapse andis, kui ta tegi seda täiesti vabatahtlikult, ja kui see laps nüüd kasvab sellises perekonnas, kus tal on kaks armastavat isa, kes on võtnud vanemliku vastutuse ja kasvatavad nendest lastest tublisid Eesti kodanikke, siis mis seal üldinimlikul tasemel on vastuolus Eesti väärtusruumiga? Ma ei leia seal ühtegi vastuolu. Jah, aga lõppkokkuvõttes Veidemannil on õigus oma arvamusele ja see on tema arvamus ja seda tsiteeritagu, aga et nüüd lähmegi viimase käsitletava uudise juurde, milleks on Priit Hõbemägi väga hea selline juhtkirja moodi või juhtmõtte moodi tekst, milleks meile ERR, et soovitan kindlasti, keda see teema puudutas, läbi lugeda. Ja Hõbemägi, kes oli ise ERR-i nõukogus, meid koos, olin ise ka 5 aastat, mu ametiaeg just lõppes, et meid valiti koos, et ta on seal väga hästi välja toonud, mis vastab peaaegu 100% ka minu arusaamadele, et põhimõtteliselt ta mainibki, et võim on ERR-is jagatud erinevate sisutootmise mammutüksuste vahel, mille eesotsas on võimukad juhid. Nad teavad, et nõukogu ei tohi neid kantseldada. Kui seda peaks hakkama tegema juhatus, siis tekib kohe suur tüli ja kisa teemal, niimoodi me ei saa küll Eesti parimat ajakirjandust teha. Et põhimõtteliselt Hõbemägi esitabki küsimuse, et milleks meile ERR ja tegelikult avalikkus peakski natukene rohkem arutlema ka selle BBC skandaali taustal, et kuidas ikkagi päriselt reguleerida selliseid avalik-õiguslikke ringhäälinguid. Praegusel juhul tundub, et see juhtimissüsteem on ikkagi väga tugevalt kokku jooksnud ja saate lõpetuseks, et kuidas sina annad hinnangu meie ERR-i hetke sellisele juhtimissüsteemile või kuidas see sulle välja paistab, kui mina olen 5 aastat ise olnud selles nõnda nimetatud siis juhtkonnas, aga kuidas see sulle välja paistab, et mulle paistis väga nigel praegu see, kas või selline skandaal, seda ei oleks pidanud olema lihtsalt. ERR oleks pidanud ütlema, et see ei ole meie mure, mida ütleb meie nõukogu esimees, see on tema vabadus. Minu meelest on ERR-i puhul esimene oluline väär arusaam see, et ERR on selline täievoliline põhiõiguste kandja ja iga seal töötav ajakirjanik on täievoliline põhiõiguste kandja, et neil on täielik
väljendusvabadus ja õigus levitada igasugu ideid. Ma arvan, et see nii ei ole. ERR on ellu kutsutud mingi konkreetse eesmärgi täitmiseks. Mis on sätestatud tegelikult seaduses. Ja nüüd ERR-i, sellest tulenevalt minu meelest ERR-i ajakirjanikud ei saa käia ringi ja nõuda endale samasugust ajakirjanduslikku vabadust, nagu on näiteks Ekspress Meedia omadel või Postimehe omadel või Õhtulehe omadel. See on täiesti loomulik, sellepärast et ERR tegutseb seaduse alusel. Tema eesmärk ongi meie riigile, rahvale üldiselt oluliste, eriti olgu rahvuskultuuri, mitte mingi sellise estraadi või kõmu tootmine. See on õige, aga see on nüüd seadusandja valik, et see tegelikult ei ole nagu minu ega sinu otsustada. Sina oled nõukogu liige, eks ole? Olin. Minu 5-aastane ametiaeg juba on lõppenud juunikuuga. See ei ole ei minu ega sinu otsustada, et mida siis nagu ERR olema peab, eks ole. Ega ka tegelikult Postimehe ega Ekspressi ega Õhtulehe või kellegi teise otsustada. See on tegelikult Riigikogu pädevuses. Absoluutselt. On võib-olla vaadata sellele seadusele otsa ja mõelda, et milleks meil tõepoolest ERR-i vaja on. Ja selle küsimuse Hõbemägi esitaski, et tegelikult see on läbi vaidlemata, sest ma saan väga hästi aru, miks on vaja kvaliteetseid uudiseid tasuta, et ka minu vana inimesena saaks need kätte, eks. Mitte ei peaks kuskile erakanalite liitumisi tegema, et üldse oleks eriti tippkultuur, et Neeme Järvi kontsert oleks otse-eetris prime-time'il, mitte nii, nagu ta ei ole, eks. Ja et oleks Klassikaraadio, Vikerraadio, sellest me saame kõik aru. Aga see mõte on hakanud üha enam hägustuma estraadi ja mingite isiklike oma ambitsioonidega, ütleme, ja soovide täitmisega, et kuidas lõpetuseks ütlegi, et mida peaks tegema, et me saaks aru, milleks meile ERR. ERR-i seadus on ka mõnevõrra vastuoluline, et ta on hästi paljudes punktidest on iseendaga vastuolus ja seal tuleb päris palju pead murda, et selle mõtet välja selgitada. See seisukoht, mille mina esitasin, see on minu tõlgendus. On ka teisi tõlgendusi ja ma pean tunnistama. On selliseid tõlgendusi ka, et ERR on täpselt samasugune ajakirjanduslik nähtus nagu iga teine. Aga ma arvan, et see on, kuna ERR on meie riigile hästi oluline, siis ma isegi arvaks, et see väärib ühte riiklikult olulise küsimusena arutelu Riigikogus. Et mis see on ja mis me tahame, et ta oleks. Ja nende mõtetega tänaseks lõpetamegi. Me tuvastasime tõsise vajaduse üldrahvalikuks aruteluks ERR-i rolli üle. Tänan kõiki vaatamast, edasi ka podcastina seda saadet kuulamast. Järgmisel nädalal on saatejuhina juba eetris majandusanalüütik Peeter Koppel. Aitäh veel kord vaatamast ja kohtumiseni saates Peetri Pilk järgmisel nädalal.